tere! Ja tere ütlen ma teile täna Saaremaalt Ninanukki metsaonni juurest. Aga metsaonn ei ole täna teemaks, vaid täna on teemaks üks vana võlg. Ma lubasin, et teen video sellest, mis on hämmok ja miks ma seda kasutan ja kuidas ma seda kasutan. Ja kasutanud oleme hämmokit, see oli mingi 2017 või 18 aasta, kui ma esimest korda seda proovisin. Eelnevalt olin telkides maganud või sihukestes metsaonnides. Aga pärast seda ma enam ei taha, sest et ma sain aru, et hämmokis on nagu selles mõttes just mõnus magada, et mul on iga on juba sealmaal, et isegi kui mul on mingisugune lebomatt all ja ma olen kõval pinnasel, siis ma ikkagi öösel ärkan üles, keha on kange ja on raske magada. Aga hämmokis seda probleemi ei ole. Ja minu käes on siis siin Ticket to the Moon, see ei ole üldse mingi väga kallis tootja, aga korralik Soome tootja. Nende hämmok ja see on 2 inimese hämmok, et kui te mõtlete hämmoki soetamise peale, on ka 1 inimese hämmokid, aga neid ma ei soovita, et võtke 2 inimese hämmok, siis on teil seal ruumi. Aga mis siin pikalt seletada, et lähme vaatame, kuidas see üles panna nende 2 puu vahel, mis mu selle tagant paistavad. Ma lähen nüüd sinna ja kui ma ütlesin puud, siis tegelikult hämmoki puhul ongi üks kõige olulisem asi ja esimene asi, mis tuleb teha, tuleb leida omavahel sobivas kauguses olevad puud, mille vahel see hämmok tõmmata. Et kui nad on liiga lähedal, jääb hämmok liiga lonti ja kui nad on liiga kaugel, siis see asend jääb nagu, ta jääb liiga pingule ja see ei õnnestu. Et need puud, ma tunnistan ausalt, ma olen varem välja vaadanud juba, aga need puud on umbes 1, 2, 3, 4 minu sammu. Umbes siuke kaugus võiks olla, ma täpselt ei oska teile meetrid ja sentimeetrid öelda. Kui teil on puud leitud, ega siis muud ei olegi, kui tuleb see hämmok hakkas mul siit otsast hargnema, aga tegelikult on tal lukk siin, ma ütlesin, et hämmok on alates 2018. aastast mul kasutuses olnud, et ta on juba niimoodi juba üsna palju vatti saanud, aga siin on kaasas, kui tavaliselt on hämmokil nöörid, 2 nööri ja need tuleb siis panna puu peale. Need tuleb panna puude peale. See kõrgus on umbes kuidagi enda näo kõrgusele või niimoodi. Oluline on see, et see rippeasend, mulle meeldib vähemalt seda niimoodi teha, et kui ta hämmok sealt ripub, siis ta oleks umbes 45 kraadise nurga all. Tuleksid need nöörid alla. 1 puu külge nöör ja teise puu külge nöör. Umbes niimoodi pea kõrgusele. Seda saab pärast sättida. Nii, et siis umbes niimoodi pea kõrgusele see nöör. Kui ma olen selle hämmoki siia kinnitanud, siis te saate aru, miks just sellel kõrgusele. Ja rääkides sõlmedest, siis võib teha mingi suvalise umbsõlme siia, see töötab ka, aga seda on väga keeruline pärast lahti saada, seda esiteks, ja teiseks mõttekas on teha siukene sõlm, mida saab pärast seda, kui see aas on tehtud, ka niimoodi vastavalt vajadusele üles või allapoole liigutada. Ja mina teen siis siin siukse sõlme, et ma tegin siin, ma ei tea, kas seda siit videost näha jääb, loodame, et jääb. Teen siin 3 tiiru ümber selle põhisõlme või telje ja siis tõmban ta, ega seda ei jää näha, aga otsige ise endale meelepärane sõlm, mida te teha oskate, või kui te tahate nagu täpsemalt teada, kuidas see konkreetne sõlm teeb, andke kommentaarides märku ja ma teen eraldi sõlme tegemise video, et ma praegu ei hakka siin sellele liiga pikalt nagu keskendama. Aga nagu näha, see on siukene sõlm, mida saab siis vastavalt vajadusele üles või allapoole liigutada. Ja kui te olete teda paika saanud ja ta on surve all, siis ta enam ei liigu. Ja vajadusel saab jälle liigutada. Ja kui see sõlm on tehtud, siis ei olegi nagu muud kunsti, kui hämmokil on tavaliselt kaasas siukene kinnituskonks. Paned selle osa tagant läbi, veate järgmise puuni, kus teil juba nöör ripub. Minul on siin olemas ka tegelikult juba varem valmistatud sõlm, või aas. Kui seda ei ole, siis teete siiapoole samasuguse aasa. Tõmbate selle kinni
Nüüd, kui kõrgele hämmak panna, noh, ideaalis öeldakse, et on niimoodi, et kui te siia sisse istute, et siis võiks jääda niimoodi, et istute ja jalad ulatavad siis siit põlvedest nagu sirgelt vastu maad. Et nad ei tule teil kuskil põlve alla ja samas ei jää väga kõrgele. Ja kui veel täpsemalt või timmida tahate, siis teooria ütleb, et jalad võiksid alati jääda natuke kõrgemaks, nii nagu pärast pikka päeva või pärast pikka mootorrattasõidupäeva on ju hea jalad seina peale visata. Et jalad natuke kõrgemaks ja on mõnus. Ja niimoodi ma alguses magasingi. Aga tegelikult, praegu on juba sügis on käes, ilmad on külmad, ja võib ka vihma sadada. Ja suvel võivad sääsed tüüdata, kui on selline lihtsalt hämmok. Et selle jaoks ma tegelikult olen, et elu mugavam oleks, ma olen endale natuke lisavarustust hankinud. Et ennast näiteks külmast isoleerida, siis üks võimalus. Ma mõtlen kõige tavalisem lebomatt ja tõmmata see siis siia põhja. See on nagu selles mõttes ka hea, et hoiab vormi. Ja juba on niimoodi, et see maapinnast õhku külm, see teieni ei ulatu. Aga mina seda ei kasuta tegelikult. Täna ma ei ole mootorrattaga, täna on see mul siin olemas. Aga mootorrattaga lebomatti kaasast tassida on natukene tüütu, sest ta on selline, pikk. Seda on raske pakkida. Et minul on selle jaoks siis olemas, et ennast sellest maapinnast tulevast külmusest isoleerida, on nii nimetatud underkilt, mis siis oma olemuselt ei ole mitte midagi muud kui üks väline magamiskott. Exoskeleton. Ja selle jaoks on meil vaja jälle nööri, aga siin mingid imesõlmi pole vaja. Et tõmbata selle nööri, seda ei tule nüüd nii kõrgele panna, seda tuleks panna niimoodi, et ta jookseks kuskilt siit selle hämmoki aasa juurest või konksu juurest siis jookseks umbes sellel kõrgusel. Hops. Hops. Ja ütleme niimoodi, et suviti on mul selle sama nööri küljes siis sääsevõrk või putukavõrk. Aga kuna praegu septembri lõpus siin sääsed enam probleemiks ei ole, siis mul on sääsevõrgu asemel underkilt. Suvel mul jälle underkilt ei ole, sest sellega on liiga palav. Aga kui te tahate ja jälle uus hooaeg peal on, ma võin teile tutvustada ka sääsevõrku. Ilma milleta on nagu suhteliselt võimatu magada, nagu mulle nagu mulle kogemused on näidanud, kui mul seda sääsevõrku ei olnud. Muidugi, kolleegil mul on kombeks, tal on taasugune, ta voldib lihtsalt need hämmoki üle rippuvad servad siis endale peale ja see täitsa päästab ka sääskede eest. Aga kui on selline võimalus, siis putukavõrk on natukene parem võib-olla. Aga jälle üks asi, mida lisaks juurde tassida, et nagu peab ise otsustama. Ja siis ei ole muud, kui panna see underkilt siia üle tõmmatud nööri külge. Selleks on siin klambrid. Hops, hops, hops. See on juba lihtne võrreldes hämmoki ülespanekuga, mis ei olnud ka nagu liiga raske, nagu te nägite, mis mingi katte ei teinudki, et see hämmoki ülespanek võtab umbes, ma ei tea, 5 minutit ja on ta üleval. Midagi väga keerulist ei ole. Nii, ülevalt ta siis ripub, sealt otsast on kinni ja siis see ots ka, et fikseeriti ta mõlemast otsast ära. Ja siis ta jääbki teil niimoodi hämmokist väljapoole.
ja isoleerib teda ilusti maapinnast ära, külgede pealt pakub kaitset, et siit saate seda lasta laiemaks või kinni tõmmata, et ja ega siis muud ei olegi praegu. Et enne kui ma nüüd siia tõmban selle tarbi peale, tarp on mul ka, et kaitsta ennast vihma ja tuule eest. Aga praegu on ta juba sealmaal, et viskate siia magamiskoti sisse. Mis praegu on, temperatuurid praegu, ma vaatasin, täna tuleb siin miinus, tuleb 9 kraadi on öösel, et sellega saab magada vabalt. Mul on selline talvine magamiskott, Gerintia või mis iganes, et ma olen sellega maganud ka tegelikult miinuskraadidega ja ei ole probleemi, eriti kui on see väline magamiskott ehk underkilti ümber. Ja nüüd on ta juba, kuidas ta olema hakkab, näidata, lähen siia sisse. Et on juba selline mõnus, kui te poete magamiskotti, üks magamiskott on teie ümber, teine kaitseb teid alt, on hea, kui siia jääb natukene, et ongi natuke madalamal, et siia õhuvahe jääb siia hämmoki ja selle underkilti vahele, et siis ta on õige kõrgusele pandud ja on juba mõnus. Aga see kõik, kui sääskede vastu kaitseb meid natukene see alla volditav hämmokiserv ka, siis vihma vastu see ei kaitse. Ja selleks on mul siis kolmas asi või neljas, kui magamiskotti arvestada, on mul tarp. Et sellisest algsest lihtsast lahendusest on jah praeguseks saanud juba natukene selline komplitseeritum lahendus, et oma elu mugavamaks teha. Ja ma ütlen, et kui need kõik asjad on teil ümber ja peal, siis on selles sama ilmastikukindel kui telgis ja minu jaoks mugavam kui telgis. Ülespanemine ja kui nüüd pop-up telgiga võrrelda, siis pop-up telgiga saab ilmselt üles nagu mõne minutiga. Siin läheb natuke kauem aega, näeb 10 minutit. Aga erinevalt telgist, näiteks üks asi, mis mulle veel hämmok meeldib, et ma olen praegu ka siin mere ääres ja mul ei ole telgiserva selles üks asja ümber. Et kui ma teen silmad lahti hommikul, siis mul avaneb kohe siuke kaunis vaade merele. Lisaks sellele erinevalt telgist ei ole hämmokis õhu liikumine piiratud. Värsket õhku tuleb peale, nii et vähe pole. On hea värske õhk magada. Jälle üks pluss, miks mulle hämmok meeldib telgist rohkem. See öeldud, siis tegelikult on niimoodi, et hämmokiga Eestis ei ole probleemi. Eestis RMK kohtades on igal pool, sa leiad selle need puud, mille vahele panna. Lätis viimane kord, te olete võib-olla videot näinud, oli mul juba päris keeruline leida neid kohti, kuhu saaks hämmok riputada. Seal ma tundsin tõsiselt puudust juba telgis. Leedus pidi sellega veel hullem olema. Ja kui te lähete kuskile, ma ei tea, Itaaliasse või Kreekasse või kas või Põhja-Soome, siis seal on selline teema, et seal tundras teil ei ole sellised kõrgeid mände, mille külge hämmok kinnitada. Ja seal ilma telgita ei saa enam. Et see on hämmoki nagu nõrk pool, et seda telgi saab ükskõik kuhu panna. Siis telgi saab ükskõik kuhu panna, hämmokit ei saa. Aga mis ma nüüd teen? Tarpi saab ka panna siia igat moodi. Nagu siin pildilt näha on. Ma praegu panen seda napilt mahub, panen selle sellised diamond cutis või teemant kujul. Aga samas saab ka panna sellise traditsioonilise viilkatuse tüüpi või telgi tüüpi siis. Et selle telgi tüüpi, see kaitseb nagu võib-olla ilmastikuoludest isegi rohkem. Sul on nagu ei ole mitte selline kolmnurkne sein ees, vaid on konkreetne sein ühest otsast ja teisest otsast maani maas. Aga mulle isiklikult, mulle meeldib see diamond rohkem just sellepärast, et tal see õhku pääseb rohkem läbi ja vaade on parem. Ja see käib siis niimoodi, et ma panen need kaks nurka, panen
panen kummagi puu külge kinni ja teised 2 nurka, mis maha ulatavad, panen siis vaiadega kinni. Ja siis nii ongi. Nii. Aga siit läheb praegu üsna napilt, et taimande jaoks võiks see puude vahe olla natukene pikem. Aga kuna mulle taimand väga meeldib, siis ma katsun seda praegu ka siia panna. Kui see nüüd nässu läheb, siis te näete kohe teist lahendust. Kui ei lähe nässu, siis ma võin mõne teise järgmises videos näidata, kuidas see teine katuse tarbi lahendus on. Üks asi veel, mis on nagu tarbi puhul võrreldes võib-olla telgiga, et nagu näete seda pinda, avatud pinda on siin päris palju. Et kui on väga tuuline ilm või näiteks kui olete mere ääres on tugev tuul, siis jällegi on selle hämmaki ülespanek natuke keeruline. Siis võite valida, et iseenesest võiks see tarp ju kaitsta teid tuule ees. Aga kui on väga tugev tuul, siis pigem pange niimoodi see hämmak positsioneerige, kui võimalik on. Et tuul pigem puhub teist läbi või sellest tarbi alt läbi, mitte ei hakka seda lammutama. Et mul on seda mere ääres juhtunud, et ärkan keset ööd ülesse, nagu kuradi uppumisohus murdunud purje laevas, et see tarp laperdab ja lendleb igal pool ja siis sa pead öösel üles tõusma, neid uued sõlmed tegema, uuesti vaiad maha lööma, et see ei ole nagu mõnus. Aga seda on juhtunud mul võib-olla ütleme 2 korda. Et tavaliselt seda ei juhtu. Nii, ja nagu siis näha, see pool on kinni. Siin on nagu on. Ja teine pool ka. Üks vai veel. Ja tegelikult on meil öömaja valmis. Et pingutate selle viimase vaia ka ära, siis teise taimandkutiga on jah, ainult 2 vaia vaja maha panna. Kui te panete traditsioonilise, nagu ma teile ükskord näidata võin teinekord, siis on teil vaja see 4 nurgast maha kinnitada. Aga põhimõtteliselt nüüd on meil siin mingid bambud, mida meil vaja ei lähe. Ja nagu näha, selline reaalselt võttis see aeg umbes, ma arvan, 15 minutit. Meil on katus, meil on soojendus, meil on voodi, kõik on olemas. Ja nüüd pole muud teha, kui te juba teate, võtta üks tetiõli, mis lendab siit apsti minu poole. Niisiis, nende terviseks, kes tetil. Näeme järgmine kord, näeme tetil.